Mummi teeb eriliseks see, et ta tahab olla kogu aeg kõigesse kaasatud. Minu meelest on see väga lahe, et ta tahab teada meie kõigi elust kõike, täpselt, et mis tööd ma parasjagu teen, mida minu lapsed teevad, kus Erko on, mis sööki ta täna teile õhtusöögiks teeb. Et minu meelest see ei ole päris tavapärane inimeste soov, et nad tahaksid teada kogu oma perekonnast kõiki asju. Aga muidugi mummi kõige erilisem omadus on see, et ta nii õudselt armastab kogu seda oma perekonda ja ta tahab kogu aeg kõigile süüa teha ise. Et mida süüa teha ja kes selle ära söövad. See jääb minu meelest ikkagi viimase 5 aasta nagu kõige kõlavamaks mummi sükseks remargiks. Ma arvan, ta on ainuke naine, kes minu armastab päriselt. Tema päriselt armastab mind. Ja ma arvastan teda vastu. Ma ütlen isiklikust kogemusest, et ta on algusest peale, kui ma siia perekonda tulin, ta võttis mind kohe omaks, ta on hästi nagu soe minu vastu alati olnud, nagu, ta tunneb alati huvi kõige vastu. et ma tunnen, et nagu, kui ma olen temaga koos, et ta on alati nagu ma ütlen, et ma olen nagu tema jaoks oluline, et see on nagu minu jaoks see, miks ta on nii eriline ja muidugi see, et saab süüa alati nagu ja ma armastan süüa. No, üks vanaema, kes on elus nii pikalt olnud ja kogu aeg räägib ja küsib ja uurib, mis toimub ja selles mõttes väga soe ja mõnus inimene. Ma ei tea, mummi on alati mummi, ma ei tea. Ta on üks ja ainus. Miks sulle meeldib mummi? Sest ta on vana. Мама вот редкий человек. Очень добрый, очень отзывчивый. В помощи только от нее можно ждать. Это такой вот глубоко внутренне добрый человек. И я ее очень люблю, и по жизни уже черт его знает сколько лет. Сколько? Ну, 45, наверное, больше. Больше, мне 60. Больше даже, да? Тебе сколько? 60. Ну, хотела сказать, ну хорошо, что не сказала ничего. Ну, ребята, она прелесть, она просто прелесть, да. Ну и Арне был мировой. Ой, какой хороший мужчина. Мировой. Мировой, да. Это точно мировой. Notsu. Это прелесть, да, прелесть просто. Mummi on minu parim sõbranna. Ma helistan talle iga jumalapäev. Ja mul ei olegi nagu midagi talle rääkida, aga me lihtsalt arutame päeva sündmusi. Ja ma kohe vajan teda iga päev. Ta on nagu mitte ainult ema, vaid ta on väga hea sõber.
tead, mummiga on selline lugu, et tema on ju sisse toodud mujalt, Venemaalt. Aga tema on see, kes kogu seda perekonda koos tegelikult hoiab. Ja see on see, mis on tema tõeline väärtus, sest minu isa, kes on siis nagu Eesti poiss, tema oli suhteliselt tagasihoidlik ja tema on see sõprusringkond ei olnud eriti lai ja tema ma isegi ei teagi tema sõpru, kui ma nii ausalt ütlen. Kõik see, mis perekonnas toimus, see oli mummi korraldatud. Tema oli nagu see põhiline vedur, nii et ma ütleks, see on see, mis on tema erilisus, tema on kõige tähtsam tegelane selles perekonnas. Eostamishetkel juhtus mingisugune ime ja sündis selline eriline inimene, nagu on meie mummi. Sa võid küsida, mis on mummi erilised jooned. Mummi on armastav, hooliv, empaatiline, soe, tähelepanelik inimene, mis on väga suured väärtused. Ja teda mitte armastada, ma arvan, et on võimatu. Kui sa oled temaga kohtunud, siis sa lihtsalt armastad teda. Есть в муме притягательность, любви в ней очень много, искренности, заботы и теплоты, интереса, и мы все ее очень любим. Муми невозможно не любить. No minule assotsieerub mummiga kohe muidugi tema toidud ja tema legendaarne kapsapirukas ja muidugi tema kapsarullid. Nii et kui mummi juures käia, siis no seal lausa veereb minema, et kõht on nii täis. Et ja lihtsalt tema selline tohutu kuidagi soojus, külalislahkus, mummi aitab alati, kui on häda, alati annab sulle väikse rahatähe kätte, kui sa lahkud ta juurest, isegi kui seda pole vaja, aga ikka ta alati seisab enda inimeste eest ja hästi hoiab enda perekonda. Ta on hästi avatud ja kuidas ma ütlen, hästi lahe inimene. Lihtsalt on avatud inimene, ta on hästi lihtne suhelda. Ta on lihtsalt väga lahe. See on absoluutselt kõige aktiivsem 90-aastane, keda ma kunagi näinud olen. Ja ma imetlen seda nagu isegi kõrvalt vaadates juba niimoodi, et nagu tunne on selline, et 90-ndaga pool on veel ees. Minu jaoks on mummi alati väga armas ja ta mäletab kõiki ja alati küsib, kuidas läheb. See on väga tore. Tema tantsimine. Mina olen mummiga tantsinud 2 tantsu oma elu jooksul ja need on kõige erilisemad hetked olnud tänaseni. Aitäh! Sest ta on kõige vanem siit perekonnast ja kõige toredam ja kõige lahkem ja kõige ilusam.
tema seltskond. Mulle väga meeldib temaga juttu ajada. Kohvikus käia ja Tildri kohvikus. Head söögid. Väga vahva. Ma arvan, me kõik tahaksime olla nagu tema selles vanuses või üldse läbi elu. Vaata, mis ta kõike loonud on. Selline pidu siin, kõik alati see seltskond on koos. Kõik põlvkonnad tahavad kohal olla. Ma arvan, et see on nagu, et saad lihtsalt olla nii õnnelik sellises elus, kus sul on nagu sellised lapsed ja lapselapsed ja tegelikult on ikkagi ju tema selle ankur olnud ja kõik see kokku ajanud hästi ja nagu äge naine ju nagu tööd tegi nii viimase hetkeni palju head inimestele, aidanud palju lapsi, selline silmad säravad, ei mingit kibestumust ja ma arvan, et hästi imetlusväärne. Ta ei ole suu peale kukkunud. Ta on võrratu stiiliga. Ta on täielik primadonna ja ta ei söö sitta. Ta ütleb nii, nagu on. Ta on aus inimene ja ta on võrratu ja ta on meie mummi. Kapsapirukas. See on tõsi. Kapsapirukas. Mina tean mummit juba sellest hetkest, kui ma sündisin. Et selles mõttes minu jaoks ta on olnud nagu, minu jaoks alati ta on olnud nagu meie pere. Et selles mõttes tema ongi, mul ei ole nagu nii, et täna just alles küsiti, et kas sa lähed sugulase sünnipäevale? Siis ma hakkas mõtlen, et ei ole sugulane, aga kes on ju, tegelikult on nagu sõber, aga samas ma ütlen, minu jaoks ta on ikkagi minu pere olnud alati. Et just see, et minu ema ja tädi Niina on ju terve elu olnud väga lähedased sõbrad. Minu jaoks ta on tädi Niina alati olnud, et selles mõttes väiksena ma eeldasingi, et kui inimene on tädi, et siis ta on ju minu tädi, on ju, noh. Ja selles mõttes ma ütlen, et pigem see ongi, et seda ma ütlekski, et täpselt ongi minu pere. No me oleme nii kaua ühes majas elanud ja väga hästi läbi saanud juba retkedel ja nüüd siin Tildris ja kokku me oleme vist 56 aastat või rohkem juba olnud tuttavad ja ta on nii lahe ja tal on tore perekond ja kokkuhoidev ja meie pere on ka kokkuhoidev, nii et midagi see meid ühendab. Armastus oma laste ja lastelaste ja lastelaste vastu. Loodame, et veel jätkub meie koos elamine. Väga tore inimene. Anne, väga tore inimene. Ühised reisid meil käisime Hiiumaal nii palju Hiiu Volgil minu tütre juures seal ja see oli alati oodatud üritus. Ja väga palju aastaid ja niimoodi ongi läinud, et oleme saanud sõpradeks ja selle läbi on kõik meil hästi. Ei ole tülitsenud kunagi, mitte kunagi. Ja see on kõige tähtsam, kui tülisi ei ole, siis see on ikka hea läbisaamine. Ma arvan, et 56 aastat, kui me sinna läksime. Ja niimoodi. 70. aastal me läksime vist. Sinna retkes? Jah. Retkes elasime, nemad elasid Annega 5. korrusel, meie 3. ja meil oli veel üks perekond tuttavad 4. Voitesed, nii et meil oli läbi 3 korruse tutvumine. Ja Anne abikaasa käis reisi ja kui ta tuleb tagasi, kogu aeg meil on suur pidu oli Anne. Jaa. Lapsed juba omavahel sõbrad ja lapselapsed ja kõik on meil nii läbi põimunud tutvus. Ja täna Anne ja tema peremehe saime see korter ka Tildrisse. Täpselt niimoodi. Kõik kardavad, et Anne ei taha või Arne ei taha, aga meie mõlemad väga tahame, eks ole Anne? Jaa, ikka suurepärane seal olla praegu. Praegu olete eluga rahul? Väga rahul. Ja sünnipäev, kuidas meeldib? No see on super sünnipäev. Super, kõik etteasted ja kõik, nii palju sõpru ja uus. Nii palju noored on meeldivad, et minu sünnipäev on nii palju noored ja kõik oli siin ja kõik laulavad, tantsivad ja kõik. Väga tore oli.
ja te näete väga ilusad välja ka. No nooruse kõrvale näevad vanad inimesed ka head välja. Kui palju lapselapsi siin kokku on teie omi? No, meie pool 20 ja Anne 17. Meil on ka 15 juba. No kujuta ette. Üks põlvkond on meil vähem. Minul, Niinal on juba 4, mul on alles 3, ootan ka veel jätkuvalt. Minu jaoks on mummi eriliseks teinud see lahkus ja hoolivus. Et ongi, tal on ilmselt võimetus vihastada. Et ikka lapsena, kui tema juurde sai minna, siis seal alati oli tore, lahke seltskond ja õhkkond ja sai ikka, no see oli selline päris vanaema vibe kogu aeg. Nii et just see mõnus õhkkond on see, mis minul on jäänud meelde ja jääb veel pikaks ajaks meelde. Mummi on täiesti ajatu. Oli, on ja jääb. Minu jaoks teeb eriliseks, et ta oskab tunda väikestest asjadest rõõmu. Ja see on, ja mulle meeldib see, et mummi on väga sotsiaalne inimene. Et ta isegi ei jäta seda võimalust, et ta üksi jääks. Siis ta helistab. Ja kui keegi ei ole tal tükk aega helistanud, siis ta on solvunud ja kõik aksepteerivad seda ja kõik käivad tal külas, sest ta on nii äge inimene. Ja ma mõtlesin, et just äge ongi see, et ta oskab elada ja see on üks elus kõige suurem kunst. Tema terav mõistus, tema osavõtlikkus, iga kord, kui mina tulen, siis on tiit, kuigi noh, et ta paneb inimesi tähele. Armas. Mummi on kogu aeg olemas olnud juba väga pikka aega kõigi jaoks, absoluutselt kõigi jaoks. See on piinlikum lugu. Kuulame seda. Kuidas mina sain mummiga tuttavaks, kui mina olin 20, Juuli oli 17 ja ma olin Juulil siin külas ja tuli ka mummi, mille peale Juuli hüppas püsti, tere mummi ja tegi talle tissipiiksu. Ja Juuli ütles, mummi ütles, et Juuli, mis sa teed? No siis ma mõtlesin, et ongi ju normaalne, nii käibki vist. Kuigi, et ma ei olnud oma vanaemale kunagi tissipiiksu teinud. Fantastiline sünnipäev oli. Terve, oi, mul nii meeldib ja suur aitäh meie kõik tore perele. Juhu! Tšau! Super oli. Järgmine pidu 95. Seal on terve rullad raha.